Tervist! Mul on hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios Maarja ja Urmas Maranikku. Tervist! Tervist! Tere! Te olete tulnud siia mittetulundusühingust Looduse ja Inimeste eest ning olete tegelenud nüüd rohkem kui üle aasta juba tuuleparkide teemaga ja väga süvitsi ja väga põhjalikult. Ja täna räägimegi tuuleparkide teemast, kõikvõimalikest arendustest ja nende nii-öelda plaanitavast staatusest lähemalt. Et kui nüüd nagu kõige üldisemalt küsida, siis kui vaadata nagu üldist olukorda, et meil on ühelt poolt on USA presidendiks Donald Trump, kes on rääkinud nagu tuuleenergeetikast kui täielikust jamast, mida arendada pole vaja ja on selgelt öelnud, et tuleb pigem trillida, trillida ja sellised asjad on nagu tema eesmärgiks. On mõeldud, et see kandub edasi Euroopasse kogu see olukord ning kuigi Euroopa Liit praegu mingisuguseid järeleandmisi rohepöördest tundub, et ei tee, siis näiteks Eestis on juhtunud see, et nüüd see üle 2 miljardi maksumaksja raha kühveldamine meretuuleparkidele justkui jäeti praegu ära. Aga kui nüüd vaadata nagu kõige üldisemat pilti, et mis seisus meie nii-öelda tuuleparkide reaalne arendamine siis nüüd ikkagi on, et kas sellele on mingit märki, et on pandud kuskilt nii-öelda riigi poolt pidurit või jätkub kõik ikka sellises samas hurraa vaimus? No ma võtaks algusest, mis sa rääkisid, et meretuuleparkidele ei ole tegelikult ju dotatsiooni ära võetud, see on nagu pausile pandud hetkel. Et mis sellest tulevikus saab, seda me päriselt ei tea, et eks aeg seda näitab. Ja riigipoolset vaadet, Eesti vaadet, siis minu tunnetus nüüd selle aasta alguses on küll selline, et praegusel hetkel riik läheb hooga edasi, et tulevad meil siin uued enampakkumised, räägitakse uuesti dotatsioonidest jällegi maismaatuuleparkide puhul, et vähemalt valimisteni püütakse siin välja minna igatahes arendustega. No, ma veel nii palju võib-olla täpsustaksin, et tuuleparkidega lähemalt siis hakkasime tegelema 23. aastal. Et need viimased, ütleme nii, et pea 3 aastat on olnud üsna intensiivsed. Ja, te olete tegelenud sellega, et olete selgelt välja joonistanud nüüd kõikvõimalikud tuuleparkide arendused, et see on üks asi, mis võib-olla on hea nagu inimestele meelde tuletada, et kus kohal ja milliseid arendusi siis praegu üldse kavas on. Võib-olla tutvustaksime nagu kõige üldisemalt ja seda kaarti, et võib-olla inimesed ei saa aru, et milline see Eesti üldse välja hakkaks nägema, kui kõik need arendused ka teoks tehtaks. No kui me seda kaarti hakkasime kokku panema vast 24. aastal, siis oli see puhtalt vajadusest, sellepärast, et riigi poolt ei olnud võimalik teada saada infot, et millistes valdades, kui palju, kus alad asuvad. Et kui hästi läks, siis oli võimalik tutvuda kohalike planeeringute, nende KSA-dega, mõjuhindamistega, aga ühise pildina ühtselt välja tuua minu arust ei olnud siis riigil sellist võimekust üldse olemaski. Ja meie lähenesime selliselt siis, et võtsime ühendust kõikide valdadega, palusime siis kaasamist kõikidesse valdadesse ja kaasamise käigus palusime saata endale siis ühtlasi ka planeeringumaterjalid, seal hulgas siis ka ruumiandmed, kaardifailid. Ja ükshaaval siis valla kaupa hakkasime lisama võimalikke planeeringualasid. Ja üsna kiiresti selgus selline üllatav pilt, et miks Põltsamaal üldse probleem tekkis siin circa aasta tagasi. Selgus selline üllatav pilt, et kui Põltsamaa vald rääkis toona siis oma valla arendustest ja Järva vald rääkis oma valla arendustest, siis tegelikult Põltsamaa ja Järva valla vahel olid ühisalad, mis läksid üle piiri. Ega see valla piir on ju tegelikult inimtekkeline, et see on lihtsalt mingisugune joon, mõtteline joon, aga arendaja jaoks on see kõik olnud seal üks ala, lihtsalt osa sellest alast oli ühel pool valla piiri, teine ala teisel pool valla piiri. Meil on muidu alasid, mis on 3 valla piiri peal.
ja ega need alad siis siiamaani ära kadunud ei ole, et jätkuvalt on erinevates valdades, näiteks Väike-Maarjas on samamoodi, et läheb jällegi üle vallapiiri või on siis täiesti vallapiiri ääres need alad. Ja laias laastus võib öelda, et eelmise aasta lõpus oli päris mitmed vallad, kes lõpetasid oma eriplaneeringud või jätsid algatamistaotlused rahuldamata, aga väga laias laastus see arv on kuskil 28-29 valda, kus jätkuvalt siis tuuleplaneeringud on kehtivad. Ja nüüd uue aasta alguses on meil seaduse muudatused, kas nüüd kehtima hakanud või varsti hakkavad, mis jällegi kiirendavad ja lihtsustavad planeerimismenetlust. Et näiteks Pärnu puhul arendajad ise tegid ettepaneku, et need algatamistaotlused, mis olid juba sisse antud, siis arendajad tegid Pärnu linnale ettepaneku, et neid algatustaotlusi, neid menetletakse hetkel, et nüüd see aasta alguses nad tõenäoliselt tahavad siis uuesti need algatamistaotlused lauale tuua, et uued algatused algatada siis. Urmas. Mida siia võiks võib-olla lisaks öelda, et no see, ütleme nii, et see üle-eestiline kaart või üleriigiline vaade on võib-olla selles mõttes hästi oluline, et eeskätt ju me räägime maapiirkondade inimestest, linnainimesi ja tuulearendused nagu väga ei puuduta, et nad saaksid aru, mis ja kui palju tegelikult üle Eesti neid tuuleparke on kavandamisel ja mis siis võib nagu ees oodata juhul, kui see kõik peaks teoks saama, et siin tuuleenergeetikaga seonduvalt kindlasti tuleks sisse tuua nüüd 1. detsembril alles natuke üle 6 aja tagasi aktsiaselts Elering esitas ju taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks, et rajada vesinikutaristu ehk siis vesinikutorujuhe läbi Eesti Soomest siis Saksamaale. Aga nagu Eleringi algatustaotluselt on näha, siis tegemist ei ole kindlasti mitte ainult transiittoruga, kaalumisel on erinevad trassi alternatiivid läbi Pärnumaa, Raplamaa, Läänemaa ja ega see peaeesmärk tegelikult on ju siiski erinevad tuulepargid selle taristuga ühendada, et siis tuuleenergia abil toodetav vesinik saaks liikuda Saksa tööstusele. Ja see kaart, mis meil nüüd kokku pandud on, et ega see ei ole kindlasti mitte täiuslik ja kindlasti arendajatel on ka natukene paremaid kaarte praeguseks tekkinud. Aga nagu ma ka enne ütlesin, siis see on nende andmete puhul, mis on meile saadetud, mõned andmed on praeguseks kindlasti uuenenud ja mõnedes valdades on ka planeeringud lõpetatud, on kohtumenetlused pooleli, aga see ei tähenda, kuna kohtumenetlus tuleb lõpuni käia ja alles otsusega siis otsustatakse, et kas, mis selle alaga edasi saab, siis nii kaua mina neid alasid sealt kaardilt maha ei võtaks iseenesest, sest nad on ju aktuaalselt ikkagi tegelikult praegu töös. No tundub seda kaardi vaadates, et kui nüüd keegi tahab kuidagi tuuleenergeetikast puudutamata olla, siis kõige turvalisem ala talle Eesti Vabariigis on see Tallinna kuldne ring või poolring sealt, et kui te vaatate seda, siis siin kuni Paldiskini ja kuni siis tükk maad Kiilini ja sealt edasi Kehla ja Loksani justkui ei plaani keegi mitte midagi, et tallinlased jäetakse kõik täiesti rahule, küll aga kogu ülejäänud Eesti, kui see plaan tõepoolest sellises mahus tõesti nagu täide viiakse, siis vist ei ole nagu kohta, kus sa naljalt nagu sellist hiigeltuuliku laba ei näe. Et siis te vist algatasite, kui ma ei eksi, sellise petitsiooni ka, et mis oli väga, väga teravmeelne. Et mõistlik oleks tuulepargid rajada Viimsi Poolsaare vahetusse lähedusse, seal, kus elavad väga paljud otsustajad, kes tuuleparkide üle ka meil praegu valitsuses otsustavad. No siin võib-olla peaksin natukene täpsustama, et selle au peame andma siiski Põltsamaa inimestele, kes olid selle algatuse aluse panijad.
küll aga õnnestus siis minule käia seda algatust Riigikogu majanduskomisjoni ees tutvustamas ja kaitsmas. Ütleme nii, et ettevõtmine oli edukas, majanduskomisjon siis oma poolt häältega suunas selle algatuse edasi Vabariigi Valitsusele, kust siis kahetsusväärselt nagu välja tuleb, et tuuleenergia suurim vastane Eestis on vist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja minister Keldo, kes keeldus planeeringut algatamast. Väide oli siis, põhjendused olid sellised, et seal on liiga palju looduskaitselisi piiranguid ja muid piiranguid, et sinna tuuleparke teha ei saa. Aga kui nüüd võtta analoogia põhjale samasugused piirangud või olustik mujal Eestis, väljaspool niinimetatud kuldset ringi, siis need piirangud ei ole mingisuguseks takistuseks, et kõik annab leevendada. Ja seda ma olen korduvalt kuulnud, et siin looduskaitse piirangud üldse mängu ei tule ja kui on vaja kuskil nii-öelda seda tuuleenergiat arendada, siis igasugustest piirangutest astutakse üle. Siin stuudios on hiljuti käinud Kertu Luis, kes rääkis samasugusest kaasusest ka Nursipalu kaasusest, kus igasugused loodus nii-öelda kaitselised piirangud on täiesti maha tallatud ja nendele vaadatakse täiesti üle, et siin ei ole mingisugust küsimust. Kui palju te üldse olete nagu tuvastanud sellist olukorda, et looduskaitse tegelikult nii-öelda suurema rohepöörde eesmärkide täitmisel ei mängi mingit rolli nendel aladel? Tegemist on tõesti siin olukorraga, kus tegemist on poliitiliste otsustega ja looduskaitse ei mängi siin väga suurt rolli ja mitte just väga ammu käisime ka Keskkonnaametis, kus arutasime ka samuti erinevaid looduskaitselisi probleeme ja ka Keskkonnaamet tunnistas, et tõesti mure on ja ka nende jaoks oli murekoht see, et ei ole võimalik neil tuvastada kumuleeruvaid mõjusid. Ehk siis, kui seda sama kaarti vaatasime, siis neid tuuleparke on suhteliselt palju. Ja kui mitu lähedal olevat tuuleparki realiseeruvad, siis ei arvestata nende koos olevat mõju. 3, 4, 5 tükki realiseeruvad, siis me ei suuda enam seal mõista, et kui looduskaitseseaduse järgi on näiteks sätestatud, et esimese kaitsekategooria lindusid ei tohi ohustada, ja teise kaitsekategooria omasid siis mingi protsendini tohib, et kus see protsent siis läbi jookseb, et kuidas me seda saaksime kontrollida kõikide või mitme erineva suurprojekti realiseerimise korral. Et tõesti jah, et seda hetkel veel ei suudeta, aga sinna pole vähemalt liigutakse. Siin võib-olla täiendaksin nii palju, et koostamisel on uus üleriigiline planeering Eesti 2050, ja selle raames tegelikult on olemas plaan 26. aastal hinnata siis erinevaid mõjusid, sealhulgas siis loodusmõjusid üleriigiliselt. Aga nagu me teame, ei ole olemas ei kriteeriume ega siis ka vastavat metoodikat sellise üleriigilise mõju hindamise läbiviimiseks, koos ja kumulatiivsete mõjude hindamiseks. Et hetkel see on kahjuks ainult paberil ja see on iseenesest looduskaitse vaates üsna tõsine probleem. Ja kui palju te olete tegelenud tuuleparkide otsese mõjuga tervisele? Et sellest on räägitud palju, et infraheli mõjutab konkreetselt inimeste psühhofüüsilist tervist ja sellel on nii konkreetsed füüsilised tagajärjed kui ka psüühilised tagajärjed põhimõtteliselt. Et kui palju te olete seda teemat uurinud ja kui palju te olete selle teemaga kokku puutunud oma praeguse nii-öelda MTÜ alases töös? Jah, mingil määral oleme, aga pigem on selle autoriks olnud või uurijaks olnud Gert Lapimaa. Et tema on suhelnud Mariana Pereiraga, kes on siis Portugali üks väga staažikas teemavaldaja professor ja hiljuti ka siis Uppsala ülikoolist professor Ken Matsoniga, kes tegi ka Sopi-Tootsi müramodelleeringu uuesti. Ja see Sopi-Tootsi müramodelleering, mis nüüd Uppsala ülikooli poolt tehti
ei ühti viimati tehtud Lemma poolt tehtud uuringuga. Ehk siis seal on erisused sees ja selle kohta on saadetud ka vastav kiri Põhja-Pärnumaa valda, kes siis haldab ja tegeleb Sopi-Tootsi tuulepargiga, aga Põhja-Pärnumaa vallast hetkel vastus puudub sellele minu teada. No mis puudutab tervisemõjusid, siis selle üle on käimas palju debatte. Ühtset seisukohta ei ole, ei siis kinnitavat ega ümberlükkavat. Küll aga on erinevad teadlased ja erinevad teadusuuringud jõudnud järeldusele, et tuuleparkide müra on häiriv. Ja sellest häirivusest võivad tekkida ja ka tekivad siis inimestel näiteks uneprobleemid, mis on iseenesest selline ahelreaktsioon, et kui sa päevade või nädalate kaupa ei saa korralikult välja magada, siis tekivad järgmised tervisemured kurnatuse tõttu. Et seda nüüd püütakse Eestis täpsemalt uurida. Teatavasti Tartu Ülikool on Kliimaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ühistellimusel alustanud riigihanke teostamist ja tervise seisundi jälgimine, inimeste terviseseisundi jälgimine siis Eestis töötavate tuuleparkide ümbruses peaks kestma suurusjärgus 2 aastat. Ja tulemusi, raportit võiks hanke tingimuste kohaselt oodata 2028. aasta alguses. Et võib-olla siis saab natukene selgust tuua sellesse, ütleme nii, et vaidlusalusesse küsimusse. Kui vaadata seda, et teie elate Vändra vahetusläheduses maal, siis Sopi-Tootsi tuulepark ei jää sealt sugugi kaugele, et see on siin vägagi lähedal. Ja mõned võib-olla 10 natuke rohkem kilomeetrit või mõned 10 kilomeetrit. Et kas teie olete ise nagu kogenud seda, et Sopi-Tootsi tuulepargi hiigeltuulikutest on teie kuidagi maakodus mingisuguseid konkreetseid tagajärgi teie tervisele või üldisele nii-öelda? Ma võib-olla võtaksin selle vastamise alguse enda kätte, et kuna see tuulepark asub meist peaaegu linnulennult peaaegu 20 kilomeetri kaugusel, siis neid mõjusid iseenesest on raske ju seostada, eks ole, põhjuslikust seost. Küll aga Tootsi tuulepargi avamise järel toimus tutvustav ekskursioon. See oli 24. aasta sügisel, võis olla novembrikuus. Kohal oli seal suurusjärgus 300 inimest ja ma täpselt arvu ei oska öelda, aga ma julgen väita, et seal paljude inimestega vesteldes 5-6 oli neid, kes ütlesid seal koha peal, et tuulepargis kipuvad kõrvad neil lukku minema. Et selline sümptom mõnedel inimestel tekkis. Jah, tõesti, ega see terviseprobleemid on ju keerulised, et ma olen kuulnud, et mitmetel inimestel on peale Sopi-Tootsi avamist tekkinud unehäired, ka muud tervisehäired, aga kuidas seda seostada, et kuidas sa nüüd tead, et see on täpselt sellest või millestki muust, see on keeruline ja eks see nõuabki tõenäoliselt sellist kliinilist uuringut, põhjalikku kliinilist uuringut. Et me teame uuringuid, kus on tehtud katseid siis hiirte peal ja loomade peal, et mismoodi infraheli mõjub. Et selles ei ole nagu küsimust, et infraheli tekitab mõjusid ja negatiivseid mõjusid, aga kui palju need tuulikud seda imiteerivad, kui kaugele see jõuab ja kuidas inimesed seal hakkama saavad ja ka erinevatel inimestele tõenäoliselt mõjub see ka erinevalt ja ka tundide arvust, kui palju sa siis selles keskkonnas oled, võib-olla käid tööl kuskil kaugemal või eemal, et aga keeruline mõõta seda tõesti. No siin tahaksin nii palju täiendada, et Tartu Ülikool tegi hiljaaegu veel ühe uurimuse. No kas seda nüüd just uurimuseks saab nimetada küll, aga siis ülevaate teaduskirjandusest. Ja selle tulemused käisid läbi Riigikogu keskkonnakomisjonist, võis see olla 25. aasta septembrikuus, ehk ma nüüd täpselt näppu ei hakka peale panema, aga periood on enam-vähem selline.
aga mis oli selle ülevaate uuringu puhul probleemiks, näiteks madalsagedusliku ja infraheli puhul need teadustööd, mida Tartu Ülikooli inimesed refereerisid, põhinesid siis kõik katsetel, kus infraheli oli simuleeritud. Ehk siis ühtegi katset ei olnud sellist, kus oleks inimeste jälgimisele kasutatud siis reaalset tuulepargi heli, ehk siis tehtud seda tuulepargi mõjuväljas. Et küll kasutati siis salvestatud heli, püüti seda tuulepargi helimustrit jäljendada, aga kui võtame näiteks selle palju tsiteeritud Austraalias tehtud niinimetatud Marshalli 23. aasta uuringu, siis kui kasutati kõlareid suurusega 50 centimeetrit läbimõõduga, siis neid kindlasti ei saa võrrelda tuuliku rootoriga, mis näiteks Tootsi puhul on läbimõõd 160 meetrit. Et me räägime siin enam kui 100-kordsest suuruse erinevusest, sellega ei ole võimalik lihtsalt samasugust efekti saavutada. Ja, kahtlemata. Te ise olete praegu väga lähedalt võitlemas ühe oma enda kodukandi lähedusse tuleva tuulepargi vastu. Nii ja naa, et tegelikult see meie teekond saigi alguse sellest, et me saime teada, et meie maja lähedale, suhteliselt lähedale, kilomeeter ja paarsada meetrit peale, planeeritakse ühte tuulepargi ala ja väga paljud inimesed tol ajal saime ka meie sellest teada kummaliselt, mitte siis valla vahendusel või ametlikest kanalitest, vaid naabrimehe käest, kes omakorda sai teada seda suvalise ornitoloogi käest, kes kõndis tema põllul. Ja naabrimees läks siis uurima, et mis see mees seal siis koha peal teeb ja tuli välja, et teeb siis linnuvaatlusi ja sealt hakkas siis jada arenema. Ja saime teada, et tõesti, et Põhja-Pärnumaa vallas, kus meie ise oleme, oli algatatud aastal 2020 eriplaneering 12 tuulealaga. Kui ma siit täiendan kohe, siis etteruttavalt ütlen, et Põhja-Pärnumaa vallal on ka detailplaneering, kus on 2 ala, lisaks sellele on Sopi-Tootsi valmis tuulepark, mida tahetakse laiendada, sinna tuulikud juurde panna. Ja siis on meil ka jutuks olnud, et tegelikult on võimalik üle võtta ka veel 2013 aastal valminud maakonnaplaneeringust tuulealad üldplaneeringusse. Ehk siis huumoriga kokkuvõttes, siis nagu ka Põhja-Pärnumaa vald on ise kirjutanud ühes küsimuste-vastuste tabelis, et Põhja-Pärnumaal me arendame tuuleenergeetikat nii palju, et kõik Eesti vajadused saavad täidetud. Jah, et kui siia võrdluseks võtta näiteks Mulgi valla, kus tuuleparkide arendamise suhtes asuti seisukohale, et jah, Mulgi vald võib seda teha, Mulgi vald nägi ette konkreetsed tingimused, mis tingimustel neid tuulikuid rajada saab ja arvestati siis ka välja proportsioon, ma nüüd täpselt enam ei mäleta, kas oli siis valla pindala või rahvaarvu põhjal, aga igal juhul täpne osakaal, et Mulgi valla panus siis kogu Eestile saaks olla kindel suurus. Peast öeldes see võis olla 70 megavatti, ehk siis Tootsi suuruses tuulikuid 10-11 tükki. Ja Mulgi valla puhul muidugi arendajad selle tingimusega nõus ei olnud, et seda oli nende arvates ilmselgelt liiga vähe. Aga jah, Põhja-Pärnumaa juurde tagasi tulles, siis meil on asutud seisukohal, et meie võime neid ehitada nii palju, et me saame kõik taastuvenergia eesmärgid täidetud, et eesrindlikult. Kogu Eesti taastuvenergia eesmärgid täidetud Põhja-Pärnumaa valla. Just, 5 aastat täitub poolega. Aga see on ju hullumensus, et loomulikult Tootsi Sopi tuulepark on Põhja-Pärnumaal, aga milliseid sinna nüüd veel siis plaanitakse? Et kogu Eesti nii-öelda elektrifitseerida ja nagu vanasti see lause käis. Keeruline natukene öelda, et isegi kui me ise oleme olnud väga nende planeeringute juures ja puurinud siit poolt, siis isegi meil on hetkel keeruline öelda, sest eriplaneeringut algatati meil 12 alaga üle valla laiali, suhteliselt väikesed alad.
ja Põhja-Pärnumaa vallavanem on siin mõnda aega juba rääkinud, et eriplaneering jõuab volikogu ette 2 alaga. Seda ma olen kritiseerinud, sest ma ei näe seda võimalust, kui ma ise näen samal ajal, et arendajad tahavad jätkata mitte üldse 2 alaga, vaid ikkagi kõigega, millega on võimalik. Siis siin on käärid, et vallavanem väidab, et jõutakse 2 alaga volikogu ette, samal ajal tundub, et arendajad ei ole oma soovist kuidagi taganenud ja tahavad jätkata ikkagi paljude aladega. Eile, üleeile oli meil alles kohtumine Utilitasega, kes siis rääkis meile oma soovidest ja oma nägemustest Põhja-Pärnumaa vallas. Utilitasel on tuuliku alused platsid nii detailplaneeringus kui ka eriplaneeringus ja läks natukene lehmakauplemiseks. Et Utilitas rääkis kenasti, kuidas nemad oleks nõus loobuma detailplaneeringu aladest, aga kindlasti tahaksid nad saada ühte eriplaneeringu ala. Noh, hästi kena oli kuulata, et nad millestki on nõus loobuma, aga minu enda tunnetus ja arvamus on, et selle loobumise taga ei ole mitte selline heatahtlikkus ja hea soov millestki taanduda, vaid kui detailplaneeringus on juba algusest peale kirjas linnustiku eksperdi poolt, et tegemist on ebasobivate aladega ja need alad jäävad ebasobivaks tõenäoliselt ka edasiste uuringute puhul. Ning vaadates ka siin meie kaarti, siis on näha, et seal tõesti on konflikt loodus- ja linnustikuga, siis ei olegi võimalik sinna ju midagi ehitada ega rajada. No, sa ei saagi sinna teha. Aga seda serveeriti kenasti selliselt, et me oleme nõus loobuma ühest, kui me saame teise. Just nimelt, et pakuti sellist näilist kompromissi, kuna me nende planeeringute, loodusuuringute ja tingimustega oleme üsna põhjalikult kursis, siis meil oli tegelikult teada, et sellele alale, millest soovitakse loobuda, on tuulepargi rajamine üsna komplitseeritud, kui mitte võimatu. Aga siin kindlasti tuleb mängu ka arendajate vaheline konkurents. Miks neid tuulealasid nii palju on? Sellepärast, et igal arendajal on oma piirkonnad, kus nemad tahavad ehitada ja tegelikkus on ju see, et kui me nüüd seda Eesti kaarti vaatame, siis kõik need 200 maismaa tuuleala, ma julgen väita, et need kindlasti valmis ei saaks, et sealt tehakse mingisugune selektsioon ja võidavad siis need, kes jõuavad teistest ette ajaliselt. Aga selle Utilitase teema juurde, Põhja-Pärnumaa juurde tagasi tulles on lisaks siis looduskaitselistele piirangutele veel see probleem, et kui üks arendaja loobub ühel arendusalal oma tuuliku positsioonidest, siis teada on, et samal arendusalal on mitu arendajat veel, kes on järjekorras siis ainult ootamas, et üks läheks eest ära, et tegelikult see kohaliku elaniku jaoks ei muudaks mitte midagi. Sina, Maarja, vaatasin, kandideerisid ka kohalike omavalitsuste valimistel. Oled sa Põhja-Pärnumaa vallavolikogus sees? Olen volinik. Ja teil on siis tõepoolest sellised tuuled, et nii palju kui vähegi tulgu. Keeruline küsimus jälle, et ega me isegi ei ole seal päris täpselt aru saanud, mida keegi mõtleb või millised need eesmärgid on. Et kui vaadata valimisi, siis kandideerijate hulgas oli 6 nimekirja või valimisliitu. Ja nendest 6-4 tulid välja lubadustega Põhja-Pärnumaal tuuleparkide praegused arendused lõpetada, et rohkem ei tule. 2 tükki, ehk siis viimane vallavalitsus ja koalitsioon olid seda meelt, et tuleks jätkata tuuleparkidega ja ülejäänud 4 ütlesid siis, et ei, et meil aitab Sopitootsist, et tõmbame joone alla. Valimistulemuste põhjal võib öelda, et volikogus on 21 kohta ja 12 kohta said siis see osa, kes siis sooviksid lõpetada edasised tuuleparkide arendused. Aga koalitsioon moodustati selliselt, et võimule sai ikkagi eelmine vallavalitsus ja jätkab sama koalitsioon. Ehk siis tegelikult meil on must jokker on Isamaa. Et Isamaa tuli meil ka lubadustega, et meie lõpetame eriplaneeringu,
aga praegu ei oskagi öelda, et mida nad tegelikult mõtlevad või kas nad ka seda teevad, aga seda on neil võimalus näidata maikuus, sest maikuus peaks meil volikogu ette tulema eriplaneeringu kehtestamine. Ehk siis see koalitsioon, kes praegu Pärnumaal võimul on see koalitsioon, kes metsa poole kooli üritab sulgeda samamoodi, eks ju, et see ka on nagu üks väga nagu kõnekas tasand muuses seal. No vot ei oska veel öelda, et kuidas see töö seal hakkab käima ja mis need tulemused lõpuks on, sest praegu on koalitsioon ja volikogu üldse niivõrd vähe veel töötanud, et eks paistab, tibusid loeme siis kevadel. Ja. Aga teil on ka üks konkreetne kohtulahing konkreetse tuulepargiga, et võib-olla räägite nüüd natukene sellest ka. Tõsi, kohtulahinguid on ja meie oleme siis osapool ühes neist ja meie esindame inimesi ja MTÜ-d kohtulahingus Põlendmaa tuulepargi pärast. Ja Põlendmaa tuulepark asub Paikuse lähistel, Pärnu linnast circa 10 kilomeetrit, mitte üldse kaugel. Planeeritud on sinna 12 tuulikut ja nii nagu väga paljud alad üle Eesti on ka Põlendmaa tuulepargi ala jällegi metsaalal, rohetuumalal ja loodust vaatest ikkagi üsna ebasobivas kohas. Et kui nüüd praegusel hetkel üldse vaadata, siis on minu jaoks üsna mõistetamatu, et kuidas üldse see tuulepargi ala sinna tekkida sai. Aga tekkinud ta on. Ja Pärnu linn selle kehtestas hoolimata sellest, et kohalikud inimesed kogusid allkirju märkimisväärselt, esitasid need ka linnale, soovisid, et seda ala ei kehtestataks. Ja tõsi, oleme jõudnud kohtusse ja veebruarikuus on siis oodata kohtuistungi toimumist. Kohtuga loomulikult kaasnevad ka mitmed kulud, et kuidas te neid olete kandnud? No seni oleme hakkama saanud siis annetajatelt saadud toetustega, aga nagu kohtu ja menetluste ja õiguse mõistmise puhul ikka, siis kulud kipuvad kasvama ja selles mõttes oleks siin kohal ka võib-olla selline väike üleskutse Eesti rahvale, et kes saab ja soovib siis Põlendmaa kohtulahingut toetada ja võib-olla ma natukene seletan lahti, et miks see menetlus on võib-olla selline oluline ja märgiline. Just nimelt nagu Maarja enne mainis, et tegemist on rohevõrgustiku tugialaga, seal on palju looduskaitselisi piiranguid, seal on tegelikult planeeringu käigus Keskkonnaamet tugevalt avaldanud vastuseisu mitmetele tuulikupositsioonidele, et neid ei rajataks või need tehtaks teise kohta. Aga kui nüüd tulla selle planeeringumenetluse alguse juurde tagasi, siis tegelikult nagu enamik seda laadi planeeringud Eestis alguse saavad, käib see niimoodi, et arendaja läheb oma taotlusega omavalitsusse, aga ta ei algata seda planeeringut suvalise koha peale. Tal on ilmselt ja enamasti juba olemas kas kindlad kinnistud, mille ta on omandanud, on ta sõlminud eelkokkulepped ja siis justkui hakatakse paberil otsima siis sobivat asukohta, kuigi tegelikult on juba enne algatamist teada, kuhu seda ehitada tahetakse. Ja täpselt sama lugu on ka loomulikult Põlendmaal. Põlendmaa olukorra teeb võib-olla natukene markantseks asjaolu, et arendajad soovisid planeeringut algatada väiksemal territooriumil. Aga siis Pärnu linn tegi ise ettepaneku, et laiendame siis seda eriplaneeringu ala. Et püüame siis kaaluda mitut võimalikku asukohta, nii nagu tegelikult planeerimisseadus ette näeb. Ja siis planeeringu ala laiendati, aga siis see teine võimalik või potentsiaalne asukoht, siis, mida justkui kaaluti, asub tegelikult Soome rahvuspargi kõrval.
mis siis ütleme niimoodi, et looduskaitseliste piirangute vaatest oli võimatu asukoht. Et see oli lihtsalt näiliselt kaalumisele võetud, et näidata, et me nüüd siis kaalusime 2 erineva variandi vahel, aga näete, see 2 ei sobinud ja see 1 ikka sobis. Aga nüüd võib-olla korraks selle teema alguse juurde tagasi tulles, et Põlendmaal on loodus, seal on palju kaitstavaid väärtuseid, et kui nüüd õnnestub tuulepark kõikidest nendest asjaoludest hoolimata ikkagi sinna rajada, siis on see kaotus kogu Eesti loodusele ja looduskaitsele. Mida sellisele looduskaitsealale sellise massiivse tuulepargi rajamine nüüd üldse tähendab? Võib-olla räägiks sellest ka natukene, et kui palju nii-öelda maad sinna kohale tuuakse, kui palju kruusa ja liiva, kui palju puid maha võetakse, et mida see nagu reaalselt tähendab, et kuhugi tuleb tuulepark? Oskate nagu selgitada niimoodi lihtsalt ja arusaadavalt maainimesele, et noh, mis see nüüd siis tähendab või linnamehele, et mis see nüüd siis tähendab, et tuulepark kuhugi rajatakse? No arendaja ütleb muidugi, et igasugust taristut rajame minimaalselt, mis on ka absoluutne tõde. Murekoht on siin see, millele on ka muide Raasiku kohtuotsuses tähelepanu pööratud. Raasiku kohtuotsus on praegu ainukene kohtuotsus, mis seostub viimase aja tuuleparkidega ja mis on esimese astme läbi käinud. Ja seal on ka kohtunik leidnud, et sarnaselt nagu on Põlendmaa tuulepargi ala, ei tohiks rajada tuuleparke rohealadele. Aga arendajapoolne vaade tõesti on see, et me taristut rajame minimaalselt, samas ka minimaalselt on ju mingisugune osa, et sa võtad jällegi metsa maha. Uurimustööd näitavad, et circa 2 hektarit metsa tuleb maha võtta 1 tuuliku pärast. Aga see on puhas nüüd metsa raadamine, metsa kadu sealt. Aga see ei ole ainukene asi, sest kui tuulik püsti pannakse, siis ta on ju tehniline objekt, ta on tööstusobjekt, üsna suur tööstusobjekt. Ja ta teeb müra, ta vilgub, tal on omad mõjud ja see mõju ei ole ainult selle 2 hektari ulatuses, vaid kõik see linnustik ja loomastik ja ökosüsteem, mis seal ümber on, ei ole kindlasti mitte harjunud sellise müra, vibratsiooni, vilkumise ja kõikide nende häiringutega. Ehk siis igale erinevale looduse objektile mõjub erinevad mõjud erinevalt kindlasti. Aga Põlendmaa piirneb veel rabaga. Ja selles samas rabas tehti hiljuti absoluutselt teistsugust tööd, seda sama raba taastati Waterlands projekti raames. Ehk siis ühest küljest raba taastatakse ja selle sama raba külgneb tuulepargi alaga, mida hakatakse kuivendama. Et need on 2 täiesti vastuolulist tegevust, aga mulle tundub endal viimastel aastatel, et inimesed on nagu jumala staatuse võtnud, et siit võtame tükki ära, tõstame sinna ümber. Ma ise seda niivõrd õigeks ei pea, et me peame loodust ja ennast ümbritsevat keskkonda niivõrd radikaalselt muutma, pigem me peaksime kohanema ise paremini toime tulema seal. Ja Põlendmaa olukorra teeb võib-olla veel ka oluliseks see, et nagu me enne siit kaardi pealt nägime, siis neid planeeringualasid on tõesti palju. Millised realiseerivad, millised mitte, seda me veel ei tea. Aga kui me sellise planeeringuga nagu Põlendmaa, kus on raba on kõrval, erinevad linnuliigi puhvrid on seal sees, kaitsealuste liikide nimekiri on üsna pikk, kes on sinna mõjutatud sellest. Linnulennukoridor läheb sealt üle, sellel on tähelepanu juhtinud ka erinevad eksperdid. Erinevaid mõjusid on seal väga mitmeid. Kõrval on seal veel prügila, mis omakorda prügila on selline koht, kuhu linnud siis lendavad sööma, kotkalised samuti, mida kasutavad. See meelitab linde juurde ja see piirneb ka selle tuulepargi alaga jälle, et see ei ole hea koht. Ja kui meil siin õnnestub nüüd võita see kohtulahing, siis see on teenäitajaks ka tõenäoliselt järgmistele kohtulahingutele, mida Eestis hakkab olema üsna mitmeid tuuleparkidega seonduvalt. No siin jah, tuleks võib-olla
korraks võtta selline natukene laiem vaade ja mõelda sellele, et miks me neid taastuvenergia allikaid üldse soovime rohkem kasutusele võtta. Eesmärk on ju ikkagi kaitsta elurikkust, leevendada kliimamuutust ja hoida meie keskkonda ja loodust. Aga kui me nüüd selle taastuvenergia arendamise nimel läheme seda sama loodust hävitama, siis eesmärk iseenesest ju muutub mõttetuks. Ja tegelikult on ju ette nähtud nii praegu kehtivas üleriigilises planeeringus Eesti 2030+, kui siis ka taastuvenergia direktiivis need põhimõtted, et kuidas ja mille järgi tuleks siis taastuvenergia jaoks tootmiseks vajalikke maa-alasid välja valida. Ja siinkohal võib-olla tasuks ka nagu silmas pidada seda, et taastuvenergia ei ole ainult tuulepargid. Need on lisaks päikesepargid, need on hüdroelektrijaamad, saab kasutada maasoojust, biogaasi, puiduhaket, muud biomassi. Ja see nimekiri on tegelikult üsna pikk. Aga Eestis millegipärast leitakse ja arvatakse, et päike ja siis muidugi eeskätt tuul on siis nagu need meie pääseteed või lahendused. Aga nii üleriigilise planeeringu kui taastuvenergia direktiivi mõte on selles, et konkreetset liiki taastuvenergia rajatis peab tegelikult olema siis kokku sobiv selle maa-ala olemasoleva või varasema siis kasutusviisiga. Et kui ikkagi kas siis maakonna planeeringus Eestis või kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus on ette nähtud, et mingid alad on tööstuse jaoks, siis on need alad, kus inimesed elavad ja siis on looduslikud alad, ehk siis niinimetatud rohevõrgustik, et kus kasvavad siis meie taimed, kus elavad meie metsloomad ja metsalinnud. Siis neid alasid tuleks siiski selliste tööstuse objektide puhul vältida ja on antud ka konkreetsed suunised, et taastuvenergia alade valimisel tuleks kõigepealt eelistada tööstusmaid, kahjustatud põllumajandusmaa, muud tehisalad, mahajäetud kaevandused, karjäärid, mis on ka igati loogiline, sest seal on see looduskeskkond tahes tahtmata juba hävitatud. Et see oleks täiesti õige koht. Et meil Eestis kahjuks ei ole veel nii kaugele jõutud, kui välja arvata siis üks erand Ida-Virumaal. Üks tuulepark, mis on siis endise kaevanduse alale rajatud. Aga need oleks need kohad, mis kui taastuvenergiat üldse arendada, esmajärjekorras ära kasutada. Kui need on ammendunud, alles siis hakkame vaatama muid lahendusi. Aga meil on tõesti seda teed mindud, et kuna arendaja on varasemalt dikteerinud asukohta, siis väga palju arendusi on metsamaal. Ja tegime ka selle arvutuse millalgi ja saime, et keskmiselt Eestis on 75,1% tuuleparkide arendustest metsamaal, mis on suur, selgelt on suur. Ja seal on ka maakondade kaupa näha, et millised maakonnad on siis suurema protsendiga ja millised maakonnad on väiksema protsendiga. Et keskmine on 75,1% metsas. Et miks me teeme tööstust metsa, seda ma täpselt ei ole aru saanud. Ehk siis Lääne-Nigula vallas, Alutaguse vallas, Tõrva vallas on kõikides üle 90% arendatavast maast otse metsas. No kas võib sellel olla mingisugune nii-öelda põhjus selles, et seda metsa saab sealt loomulikult ilusti ära nüsida ja seda metsa rahaks teha? No need põhjuseid on ilmselt mitmeid. Üks võib-olla on kahtlemata see, et inimesi ei ela metsas. Mets on siis see koht, mis on inimasustusest eemal. Ja teine põhjus on kindlasti ka maaomand. Et kuna me teame, et taastuvenergia arendajatega on erinevaid suuri metsaomanikke Eestis, kes koostööd teevad, siis on ju arusaadav, et igaüks soovib seda tuulikut või tuuleparki saada oma maa peale, et selle pealt kasu teenida. Et see on teine põhjus kahtlemata.
ja kui me neist kasusaajatest räägime, siis tõepoolest kogemus näitab, et need, kes jäävad tuuleparkide lähedale, need enamasti ei soovi neid. Et mida lähemale sa jääd, seda vähem sa soovid, et see on väga selgelt välja tulnud. Need inimesed, kes jäävad kaugemale või linnadesse, nendel on selline arvamus on siia-sinna, et enamasti need, kes on ennast teemaga kurssi viinud ja saavad aru, need ütlevad, et pigem ei. Aga need, kes on maaomanikud, need võitlevad hambad ristis selle eest, et ikkagi nende maale see tuulik tuleks, sest tasud on päris suured, mida arendajad maksavad neile. Et siin 3, 4, 5 tuuliku puhul on pakutud ka selliseid summasid, et saada endale maja osta tõesti ükskõik millisesse Euroopa riiki juba, et tasub ära. Mis see reaalne summa on siis maaomanikule? Meieni jõudnud info kohaselt võib öelda, et kui maaomanik lubab enda elumajale, kus ta hetkel elab ja kus ta takistuseks on, lubab siis lähemale panna, kui meil siin reguleeritud on, siis 1 tuuliku puhul võib saada 100 000 eurot, 2 tuuliku puhul 200 000, 3 tuuliku puhul 300 000 ja nii sealt edasi. Ja see siis ühekordselt või aasta? Jah, see on selline ühekordne pakkumine, aga me teame maaomanike puhul, kes siis enda maad annavad kasutada tuuliku rajamiseks. Need summad kõiguvad seal 20, 30, kuni 50 000 aastas just. Nii et maaomanik, kelle juurde tulevad paar tuulikut tema maale, siis võib rahulikult rantjee elu elada edasi terve ülejäänud elu. Jah, sellisel maaomanikul on olemas ju lihtne valik, et see rahavoog võimaldab tal elada hoopis mujal, et tema ei pea sinna tuulepargi mõjualasse jääma, erinevalt siis ülejäänud 99% kohalikest elanikest. Ja see selle olukorra teebki keeruliseks ja kurvaks, et kui tulevad arendajad ja ütlevad, et me oleme nüüd inimestega rääkinud selle või teise ala ümber ja inimesed soovivad sinna tuulikuid, siis enamasti need kipuvadki olema need inimesed, kes otseselt sellest kasu saavad ikkagi ja kellel ongi võimalus hiljem lahkuda sealt. Et need, kes jäävad lihtsalt sinna mõjualasse ja hakkavad saama seda riiklikku taluvustasu, mis on 100 eurot kuus või midagi sellist. Olenevalt kohast võib see olla ka 6-kordne miinimumpalk aastas, aga üldiselt ta kipub olema selline suhteliselt väike summa et need on hädas ja esitasin ka Utilitasele küsimuse, et mida teevad inimesed, kes leiavad, et neil ei ole võimalik tervislikel põhjustel või ei ole võimalik mis iganes põhjusel siis elada tuulepargi lähedal. See tuulepark tehakse kohustuslikus korras, sellel inimesel puudub võimalus olukorda muuta. Ja kui tuleb see tuulepark ja inimene hiljem leiab, et ta ei soovi või ei saa seal elada, siis on ta natukene nagu sunnismaine seal, sest tema kinnisvara, tal ei õnnestu müüa seda, ta ei saa ära sealt kuskile, mis tähendab, et ta ei saa mujal osta uut kinnisvara. Ja Utilitasele ka esitasin selle küsimuse, et mida need inimesed siis tegema peavad või kas ka Utilitas kuidagi neile vastu tuleb ja ega ma väga vastust ei oodanudki ja ega nemad lähtuvad ka seadusest ja kui seadus ei kohusta, siis nii see olukord ongi. Aga sa enne küsisid Põlendmaa puhul just, et kui palju materjali sinna läheb. Et ma jõudsin nii palju öelda, et seda raadamist on vast kuskil 2 hektarit siis 1 tuuliku kohta. Aga sinna lähevad juurde ju igasugused teed, mis peavad siis kandma tehnikat, mis tähendab, et need teed peavad olema üsna asised. Ja tõenäoliselt Urmas oskab paremini öelda, et mitu tonni siis materjali sinna peaks minema. Kui võtta sellised tuulikud, nagu on paigaldatud Tootsi tuulepark ja Saarde tuuleparki, siis ainuüksi see betoonikogus, mis vundamenti valatakse, on suurusjärgus 2, 3, 4 000 tonni. Üks vundament. Aga sellele lisandub siis see tuulikuplats, nii-öelda montaažiplats, on ta siis 0,6, on ta 0,8, on ta 1 hektar suurusjärgus, lisaks juurdepääsuteed. Et me teame, et Tootsi tuulepargi ehitamisel veeti vähemalt 30 000 veokikoormat, erinevat materjali, tõenäoliselt rohkem. Et kui nüüd sellise
võib-olla väikse liialduse või väikse võrdluse teha, siis ütleme, et üks selline 10 tuulikuga park metsa tähendab ühte väikest karjääri kuhugi sinna metsa kõrvale. Sest seda materjali läheb ju juurdepääsuteede jaoks alajaama, plats, kõik muu vajalik taristu, mis sellega võib ja pruugib seonduda. Tuletõrjevee võtukohad, kohustuslikud, kõik asjad, mis tuleb valmis ehitada, et tegu on ju ikkagi suure tööstuskompleksiga tegelikult, mis siis, et teda loodusesse püütakse paigutada. Kohati on see ka erinev jällegi, et kui me põlemaad vaatame, siis nagu ma enne ütlesin, see on raba kõrval, mis tähendab, et ega see pinnas ju ei ole seal paekivi peal. Oleks ta kuskil siin põhjarannikule ehitatav tuulepark, siis me räägiksime paekivi pinnasest. Aga tegemist on ju rabalaadse soise metsakooslusega, mis vajab ju täitmist. Et jah, jällegi loodusesse metsa omajagu materjali ikka, jah. Ja. Kui nüüd küsida võib-olla selline kõige nagu üldisem küsimus, et me teame, et tuuleparkide taga on eelkõige poliitiline ja võiks öelda isegi ideoloogiline otsus. Et need ei ole mingisugused sellised ideoloogiavabad asjad, vaid seal on nagu terve rida sellist rohepöörde ideoloogiat suratud sinna, mida siis täiesti, minu arvates täiesti küüniliselt kasutavad ära erinevad arendajad, kui oleks kuskil mujal nii palju raha rahva käest saada kui tuuleparkide rajamisel, siis mindaks sinna. Aga kuna meil on praegu selline roheideoloogia, siis me teeme seda asja. Et kui küsida kõige üldisemal tasandil, kuidas Eestis selline asi üldse nagu alguse sai? Kuidas see tuulepargi hullus Eestis tegelikult sündis? Millistest nii-öelda ministeeriumitest, oskate öelda mingeid ametnikke või mingisugust käsuliini? Et mis siin Eestis mitmed aastad enne, kui see selline aktiivne tuulepargi hullus lahti läks, mis siin sündis? No mina võin nii palju küll öelda, et kas see nüüd kõige õigem on, aga üks nupukene, mis ma üles korjanud olen, on 2019 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist saadetud kiri valdadele. Jällegi allakirjutanuks on Keldo. Ja see kiri... Täpsustan Timo Tatar. Timo Tatar, vabandust, minu iga, Timo Tatar on allakirjutanuks. Ja see kiri oli selline vastanduv ja kahepoolne. Et kui kiri algas täiesti ilusti, et valdadele, et täiesti ilusti algas, et leidke palun sobivaid alasid, kuhu tuuleplaneeringuid teha, eelistada võiks siis vanu karjääre, tööstusalasid, degradeerunud alasid, siis kirja teine pool keeras ümber selle esimese poole, kus siis soovitati leida igale poole alasid, ka rohetuumaladesse, rohevõrgustikule, peaasi, et leidke ainult mingi koht ja alustage planeeringut. Ja see toimus aastal 2019, aga tõenäoliselt see sissejuhatus sinna on palju pikem olnud. Lihtsalt see kiri valdadele saadeti 2019. Ja tõsi, paljud praegused planeeringud saidki alguse aastatel 2020, 21, 22. Et peale seda vallad kuulasid ilusti, mida neile öeldi ja algatasidki tuulepargi planeeringuid. No kui nüüd seda näppu püüda peale panna võib-olla kronoloogiale, siis on seda üsna raske teha, sest tegelikult see taastuenergia arendamine ju iseenesest see suund on antud Euroopa Liidu tasandil, ütleme siis kõnekeeli Brüsselist. Ja. Aga mis on Eesti puhul muidugi märkimisväärne on see, et kui Brüsselist öeldakse hüppa, siis eestlane küsib, et kui kõrgele. Ja loomulikult eestlane püüab hüpata ikka võimalikult kõrgele. Ja kui mitu korda? Võib ka nii öelda, jah. Ja teine vaade muidugi on see, et kui võtta nüüd kõrvale näiteks Eesti elektritarbimine aastane, kui palju me siin ära tarvitame, suurusjärgus 8 teravatt-tundi ja praegune taastuenergia toodang Eestis ja mõelda nüüd selle peale, et missugune on siis juhitamatute elektritootmise allikate, päikese, tuule mõistlik osakaal elektrisüsteemis, siis see osakaal on juba käes või me oleme sellele piirile suhteliselt lähedal. Aga praeguseid plaane vaadates ja lugedes ka energiamajanduse arengukava uut versiooni, siis eesmärk on ju ikkagi mitte Eesti
energiavajaduse rahuldamine, vaid eesmärk on muuta Eesti energiat eksportivaks riigiks. Ehk siis meil selle ei ole mitte mingisugust pistmist meie enda siseriikliku tarbega. Jah, see muutus on küll aastaga olnud, et kui siin aasta tagasi räägiti üsna kõlavalt ja põhiloosungid olid, et meil on endale vaja seda energiat ja meil on ülekaalukas avalik huvi ja te kõik peate nüüd tegema seda, siis praeguseks on tõesti muutunud, et meil ei räägita enam seda, et meil on endale vaja, vaid on fookus võetud ekspordile ja ülekaalukast avalikust huvist ka enam niivõrd tugevalt ei räägita, sest on mõistetud, et tegemist ei ole ülekaaluka avaliku huviga. Ja. Kui nüüd võtta võib-olla kokku veel see energeetika poliitiline nagu aspekt sellest osast või jätta tegelikult isegi see poliitika võib-olla ära sealt, võtta lihtsalt see energeetiline aspekt kokku, et kas nüüd see, mida siin üldse tehakse, on Eesti võrgu terviklikkust arvestades kuidagigi mõistlik või oleme me plaanimas siin see suur kaart, mida me siin kõik vaatasime, mingisugust monstrumit, mida tegelikult Eesti võrk ei suuda mingilgi määral tegelikult hallata. No tehnilises mõttes on Eesti võrgu maksimaalne läbilaskevõime 3000 megavatti korraga, et kui me kas või pooledki tuulearendustest realiseeriksime maismaal, võib-olla teeksime ühe merepargi ka juurde, aga meil seda elektrit pole korraga mitte kuhugi panna, kui tuul puhub. Võimalus on teda salvestada, võimalus on tuuleenergiat muundada millekski muuks, palju räägitakse sinu vesinikust ja muudest keemilistest ühenditest. Et Eesti energiasüsteemi vaates see kindlasti ei ole mõistlik. Me võiksime ju teha selle suure energia ülemineku, loobuda naftast, loobuda maagaasist, aga siis tähendaks seda, et seda peaks tegema kogu maailm ja ühtemoodi ja mitte enam Hiinas põletama kivisütt, Austraalias seda kaevandama, sealt sinna Hiinasse vedama ja nii edasi. Aga kuna kogu maailmas seda ei tehta, siis ilmselgelt Eesti koos Euroopa Liiduga on ennast majanduslikus mõttes nurka mänginud. Inflatsioon on siis sisendhindade tõttu väga tugev ja konkurentsivõime on kadumas, mida ju näitab selgelt siis erinevate suurtööstuste lahkumine Euroopast, eeskätt Saksamaalt. Jah, absoluutselt. Meie puhul ongi kummaline see, et tegelikult on meil olemas eksperdid, kes on pikka aega rääkinud seda, et selline majandusmudel, mida praegu viljeletakse, et see ei toimi ja see ei ole õige, seda ei peaks tegema. Aga meie otsustajateni see info kuidagi jõuda ei taha või tehakse selliseid valikuid, et neid lihtsalt ei kuulata. Jah, kõige võib-olla ilmekam näide on siin ju värskelt Vabariigi valitsuskabinetis kinnitatud seesama energiamajanduse arengukava aastani 2035, mis siis sai ju negatiivsed hinnakud erinevatelt majandusorganisatsioonidelt, sealhulgas ju Tööandjate Keskliidult soovitusega seda mitte kindlasti vastu võtta ega sellega mitte edasi minna. Siis kahjuks keskvalitsuse praegune suund on risti vastupidine sellele, mida räägivad kõik ettevõtjad. Kui siis tuulearendajad välja arvata midagi. Ja, nii tõepoolest on. Kui rääkida veel nüüd sellest Paikuse tuulepargist, siis on ju Pärnu linnavalitsus vahetunud, et seal on nüüd ka selgelt tuuleenergiat kritiseerinud EKRE sees ja tuuled justkui oleks pidanud juba nagu muutuma, et kas Paikuse osas nüüd mingisuguseid muutumise märke on näha või laseb nüüd ka see linnavalitsus siis nagu kuidagi rahulikult edasi? See linnavalitsuse muutus seal tõesti on toimunud ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis nad tegelevad praegu nüüd uute planeeringute taotlustega ja neil on seal lisaks Põlendmaale veel omajagu peavalu ka varasemate planeeringutega. Mis puudutab nüüd Põlendmaad otseselt ja seda kohtuasja, siis tõenäoliselt on linnavalitsusel sellise lühikese ajaga peale võimule tulekut, kus kohtuistung on otse ukse ees, üsna keeruline reageerida.
et need rattad on käima lükatud ja tõenäoliselt vaatame selle kohtuistungi ära. Enne rääkisin põgusalt Raasikust, Raasiku otsus oli väga positiivne, kohtunik leidis sealt täpselt samamoodi nagu meie oleme siin rääkinud, et tööstus käib tööstusalal, metsamaale, rohetuumalale me seda tegema ei peaks, ülekaalukat avalikku huvi eriplaneeringute mõistes ei ole, et siis peaks riik algatama planeeringu, siis on ülekaalukas avalik huvi, kuna riik seda teinud ei ole, siis me ei saa sellest rääkida ja igasugused muud detailid ja punktid on seal kohtulahendis ikkagi väga sarnased sellele, mida meie üritame saavutada. Et kas on lootust, et tuleb midagi sarnast siis nüüd välja esimese astme kohtust vist veel nii palju, kui ma aru saan? No ennustamine on tänamatu töö, et eks me peame ootama ja vaatama, et mismoodi siin asjad lähevad. See on siis nüüd Pärnu maakohtus, see kaasus praegu? Tallinna halduskohtus. Tallinna halduskohtus, aha. Ja kohtuistung on veebruari alguses, et vaatame. Tellitud on meil mitmeid eksperthinnanguid ja muidugi jurist esindab meid, advokaat, vabandust. Kas te olete tähele pannud ka seda, et nüüd peale kohalike omavalitsuste valimisi on kohalikud omavalitsused kuidagi mingilgi määral nagu meie positsiooni arvestades ja loodushoidu ja tuulikuid arvestades nagu positiivsemasse suunda läinud, et või jätkub ikkagi kõik samamoodi edasi? Ma võtan selle alustamise siit endaga, et võib öelda küll, et pärast kohalike valimisi nüüd on, ma ei saa öelda, et tehtud 180 kraadi kannapööre, küll aga on siis paljudel asjadel hoogu maha võetud, kaalutakse rahulikult, uuritakse, mõeldakse ja püütakse tegutseda ratsionaalselt. Et selles mõttes on see igati nagu positiivne märk. Muutused algasid, võib öelda, et muutused algasid Põltsamaalt aasta tagasi, kui oli selline suurem ja tulisem koosolek. Ja peale seda on ikkagi väga paljud inimesed oma aega ja energiat kulutanud selleks, et mõista ja süüvida teemasse erinevates valdades üle Eesti. Ja meil on endal ka tekkinud erinevates valdades erinevad töögrupid, kellega me siis ühtselt koostööd teeme ja vahel ka selliseid tõsisemaid ajurünnakuid. Aga muutust on tulnud tasapisi ja valimistega on nad jõudnud ka siis vallavalitsuste ja volikogude tasemele, kus inimesed tõesti mõistavad, et kui senimaani käisid tuulearendajad, rääkisid, et te peate tegema, et meil on ülekaalukas avalik huvi, et meil on vaja seda, et kui te keeldute, siis tuleb tõesti kohtulahing ja kohtukulud on suured ja te kindlasti kaotate, siis praeguseks on aru saadud, et see kõik ei ole nii, nagu on seni esitatud. Ja igati positiivne märk on muidugi ka see, et paljudes omavalitsustes on tekkinud selline sisuline debatt, mitte siis ainult vallamajas, vaid ka ütleme nii, et ühiskonnas laiemalt, et inimesed on hakanud erinevatel teemadel kaasa mõtlema ja nagu üks mu hea sõber saarlane hiljaaegu ütles, et inimestest on saamas kodanikud. See on ainult väga teretulnud nähtus loomulikult, et elanikust kodanikuks, nagu on Ülo Vooglaiu väga hea raamatu pealkiri. Aga me oleme nüüd rääkinud erinevatest arendustest ja sellest fenomenist tervikuna. Ma tahaksin selle saate lõpus kindlasti tulla nüüd tagasi selle juurde, et kuidas teid aidata. Et näete, siin on nüüd selline leht, kulla inimesed nagu MTÜ Looduse ja inimeste eest. Ja seda MTÜ Looduse inimeste eest veavad siin saates olevad Maarja ja Urmas Maranik. Ning just selle kohtulahendi osas on nüüd väga oluline see, et kõik need, kes soovivad seda teha, teeksid siin olevale kontole, mis on siin ilusti kohe selles Facebooki lehe tutvustuses olemas, sellele kontonumbrile oma annetuse. Ja nimi on siis MTÜ Looduse inimeste eest ja sinna saate teha oma enda
sobiva annetuse enda poolt heaks arvatud summas, et igal juhul teil läheb seda asja vaja ja on väga oluline ausalt öeldes, et sellised kodanikuühiskonna organisatsioonid tulevad, võtavad, seisavad meie looduse eest ja inimeste heaolu eest, et tundub, et paljuski väga paljud vallad, väga paljud arendajad ja Eesti riik sinna takkaotsa loomulikult selle heaolu eest ei seisa, sestap sellised inimesed, sellised MTÜ-d nagu teie oma ja teie oma tööga, mida te teete vabatahtlikult, eks ju, oma enda ajast, on väga oluline, et teie kohtulahingut ja teie võitlust toetatakse ka rahaliselt, nii et pinge palun sinna leheküljele MTÜ Looduse ja Inimeste ees, siit saad copy-paste võtta selle kontonumbri ja sinna teha siis oma annetuse. Maarja ja Urmas Maranik, ma tänan, et saite siia stuudiosse tulla, võtsite aega jälle ja tulite Tallinnasse siia stuudiosse, elate te hoopis Vändra juures, nii et suur tänu teile teie aja eest, selle intervjuu eest ja mida ma muud oskan soovida, kui loomulikult edu kohtulahingus, aga edu tegevuses laiemalt. Aitäh suur teile. Tänu ja veel kord tänan kutsumast. Ja, kõike head.